enne nõndanimetatud juunipööret oli Eestis ainult 133 kommunistliku partei liiget. Sellepärast ütlen, see oli tsirkus. Moskva juhtnööridel seati ametisse kommunistlik valitsus ja viidi läbi uued parlamendivalimised. Hääletada sai ainult kommunistlikele kandidaatidele, kuid hääletama pidid kõik. Uue valitsuse esimeseks sammuks oli paluda Eesti võtmist Nõukogude Liitu. Punaarmee okupeeris parlamendi hoone hääletamise ajaks. Punalipud heisati üle kogu Eesti. Iseseisva Eesti hävitamine oli lõpule viidud. Kahe aastakümne saavutused lammutati mõne nädala jooksul. Eravarandused ja pangaarved natsionaliseeriti. Talud tükeldati ning koondati hiljem sunniviisil kolhoosideks. Teabevahendid allutati riigi kontrollile. See oli terrori algus. Endised valitsusliikmed, ka president Päts ja väljapaistvamad isikud arreteeriti. Aga ka tuhandeid tavalisi kodanikke ootas piinamine, mõrvamine või Siber. Ainsa öö jooksul 14. juunil 1941 veeti ära üle 10 000 inimese, mehi, naisi ja lapsi. Kõige rohkem kardeti seejärel öist koputust uksele. Ja loomavaguneid, mis ootasid, et veereda itta, jäise Siberi orjusesse. Juunist septembrini 1941 küüditati 60 000 eestlast, 5% kogu rahvast. Osa hävines orjalaagrites raske töö, nälja ning külma ohvritena. Suhteliselt tähendaks see üle 1 miljoni kanadalase ja üle 10 miljoni ameeriklase kaotust ühe Nõukogude okupatsiooni aasta jooksul. –22. juunil 1941 algas sõjakäik Nõukogude Liidu vastu. Hitleri välksõda rullus ida suunas. 700 aastaga kogutud viha sakslaste vastu Eestis näis olevat kadunud ühe kommunistliku terrori aasta tagajärjel. Eestlased tervitasid sakslasi mitte rahvussotsialismi toojatena, vaid vabastajatena kommunistlikust ikkest. Juba enne Saksa sõjaväe saabumist võitlesid Eesti metsavennad, keda näeme vankril, taganevate Punaarmee üksuste vastu. Natsid, kes ei usaldanud eestlaste rahvuslikku vaimu, kasutasid rahva kommunismi vastast meelsust enda huvides. Eestlasi kutsuti üles ühinema Saksa armeega. Nii võitlesid idarindel Saksa vormis tuhanded eestlased oma kodumaa kaitseks. Eestis avastati pärast venelaste lahkumist palju masshaudu. Paljud ohvrid kandsid piinamise tundemärke. Mitmed olid maetud elusalt. –43. aasta talveks oli sõjaõnn pööranud Saksa armeele selja. Punaarmee murdis 2-aastase piiramisrõnga Leningradi ümber ja Saksa üksused taandusid Narva suunas. Narva jõgi, see igipõline ida- ja lääne piir, muutus jälle Eesti kaitseliiniks. Eestlased teistest idarinde lõikudest koondati Narva alla Eesti üksustena. Hästi kindlustatud kaitsevööndi ees löödi Punaväe ründavad massid korduvalt tagasi. Narva kaitseliin püsis veebruarist septembrini 1944. Punaväe kaotused tõusid üle 1,5 miljoni mehe. Terved armeed hävinesid.
Eestis kuulutati välja üldmobilisatsioon. Kiiruga välja õpetatud üksused saadeti rindele. Kui Punaarmee ei suutnud saavutada edu rindel, alustas Nõukogude lennuvägi Eesti kaitsetute linnade Narva, Võru, Tallinna ja Tartu pommitamist. Narva rinde hoidmine oli suureks õnnistuseks inimestele, kes võidetud aega ja head ilma kasutasid maalt põgenemiseks. Kui Narva kaitseliinid lõpuks sügisel 1944 varisesid, tuli Punaväel võidelda iga jalatäie maa pärast. Riigis, mille ta oli juba kord hävitanud. Kõige materiaalse kaotuse kõrval sõjakeerises oli raskeim rahva süstemaatiline hävitamine Moskva kommunistliku režiimi poolt. Nõukogude okupatsiooni esimesel 10 aastal kaotas Eesti 1/4 oma rahvast. Nii on loomulik, et idarinde kokkuvarisemisel püüdis igaüks põgeneda venelaste eest, kel võimalik. Ametlikult võis põgeneda ainult Saksamaale. Paljud kasutasid seda võimalust, kuigi teati, et Saksamaa on seda kaotamas. Paljud valisid ohtliku põgenemise nii sakslaste kui venelaste haardest Soome või Rootsi. Selleks kasutati väikesi kaluripaate, mõnel juhul isegi sõudepaate. Paljud hukkusid merel. Paljud jäid ootama paate, mida kunagi ei tulnud. Veebruaris 1945 kohtusid liitlaste juhid Jaltas, Venemaal, kus otsustati sõjajärgse Euroopa saatus. USA oli andnud Nõukogude Liidule abi 150 miljardi dollari väärtuses praeguse kursi alusel. Roosevelt oli haige mees, kes suri 2 kuud hiljem. Peaminister Churchill, esindades Briti impeeriumi, kaotas oma positsiooni järgmise aasta valimistel. Stalin, Nõukogude Liidu ainuvalitseja, püsis võimul oma surmani 1953. Jaltas lisasid lääneliitlased Stalin-Hitleri pakti salaklauslile kuhjaga peale. Stalin sai terve Poola, Balti riigid ja pool Euroopat. Piirijoon ida ja lääne vahel nihkus läände, Narvast Hamburgini. Erapooletus Rootsis, kuhu oli põgenenud tuhandeid eestlasi, toimus massdemonstratsioone. Kodanikke šokeeris nende valitsuse otsus anda venelastele välja Eesti ja Läti sõdurid. Politsei pidi sekkuma, kuna sõjavägi keeldus kaasa aitamast väljaandmisele. Interneeritud avaldasid laagrites passiivset vastupanu. Mõni sooritas enesetappu. Meeste saatus oli aga otsustatud. 45. aasta detsembris saabus ohvreid ära viima Vene kaubalaev. Rootsis elunevad eestlased pidasid seda reetmiseks. Hakati otsima kindlamaid asukohamaid. Saksamaal tuli rahvusvahelisel abistamiskeskusel pärast sõda lahendada tohutult suuri probleeme ühenduses põgenikega. Kodutute üldnimeks sai DP, Displaced Person. Tuhanded eestlasedki elasid kokkusurutult põgenikelaagrites. Nende lootuseks oli pääseda Inglismaale, Kanadasse, Austraaliasse või USAsse. Kanada vajas sisserändajaid töölistena kaevandustes, metsades ja põhjaalade väljaarendamisel. Eestlased, kellel oli nõutav kutse või haridus, saabusid Kanadasse käendajate vastutusel. Esimesed Eesti põgenikud jõudsid siia 47. aastal.
Kui meie saabusime 6 aastat hiljem St. Johni, olid Helle ja Ants 3 aastat vanad. I can remember it as if it were yesterday. Mäletan seda nagu eilset päeva, kui astusime jõulu esimese püha hommikul orkestrihelide saatel laevalt maale. Tundus nagu oleksime 4 ainsad inimesed meile avanevas uues maailmas ja nagu oleks orkester mänginud ainult meile. Sõitsime idarannikult rongiga Torontosse. Leidsin koha trükikojas, kus olen töötanud tänase päevani. On raske ette kujutada, et isa poleks täna elus, kui ta poleks Eestis põgenenud. Meie vanemad kaotasid oma kodumaa, mitte aga oma keele ja kultuuri. Neile oli oluline, et meie saaksime sellest osa. Oleme rääkinud kodus ainult eesti keelt. Meie elu on olnud huvitav ja rikas. Isa-ema generatsioon tegi igapäevase töö kõrval kõik, et elustada kultuuriväärtusi, mis nad kaotasid sõjaga. Eesti ühiskond Torontos oli meie kasvuaastatel väga aktiivne ja on ka nüüd. Mõtlen tihti tulevikule. Meie rahvas on püsinud rasketes tingimustes 6000 aastat. Muret tekitav on hetkel siiski venelaste pidev sissevool Eestisse. Vene keel on muutunud ametlikuks riigikeeleks. Ilmselt plaanitseb Kreml Eesti rahva venestamist. Saatus, mis tabanud paljusid väikesi rahvaid Nõukogude Liidus. Kanadas ei avaldata meile mingisugust survet, kuid siingi eksisteerib oht, et kaotame oma rahvusliku omapära, kui meie pühenda teadlikku tähelepanu sellele ohule. Kui kaotame oma rahvusliku identsuse Kanadas, oleme vaesemad ise ja on vaesem Kanada. Meie suurimaks panuseks Kanadale on meie vankumatu usk vabadusse.